Taiwani jaoks ei ole küsimus selles, kas Hiina lõpuks tungib sisse, vaid millal. See võib juhtuda alles mõne aja pärast või võib juhtuda juba järgmise 12 kuu jooksul. Igal juhul tahab saareriik olla valmis end nii hästi kui võimalik kaitsma. Selleks ammutab ta tõsist inspiratsiooni teisest riigist, kes on pidanud toime tulema märksa suurema ja tugevama naabri agressiooniga, Ukrainast. Ukraina droonisõja valdamine on aidanud Kiievi vägedel saavutada võimatut, pöörates konflikti käigu, mis näis olevat määratud lõppema Venemaa kindla võiduga. Ja kui droonid suudavad aidata Ukrainal Venemaa vastu seista, siis ehk suudavad need teha midagi sarnast ka Taiwanile Hiina vastu. Seetõttu on Taiwani sõjavägi otsustanud luua droonipõrgumaastiku, et peatada sissetung enne selle algust. Selle termini põrgumaastik lõi 2023 aasta augustis Ameerika Ühendriikide Indo-Vaikse ookeani väejuhatuse toonane ülem John Aquilino ja seda kirjeldas üksikasjalikult tema järglane, admiral Samuel Paparo, intervjuus ajalehele Washington Post. Ma tahan muuta Taiwani väina mehitamata põrgumaastikuks, kasutades mitmeid salastatud võimekusi, et muuta nende elu täiesti talumatuks 1 kuu jooksul, mis annab mulle aega kõige muu jaoks. Täpsemalt öeldes kujutab põrgumaastiku strateegia ette lahinguvälja, mis on täiesti droonidega täidetud. 10 000 neist igas vormis, alates mehitamata laevadest ja allveelaevadest vees, kuni lennumasinateni taevas. Kõik töötavad koos, et rünnata tuhandeid vaenlase sihtmärke korraga. See on idee, mille kallal USA on juba mõnda aega töötanud, kusjuures Kaitseministeerium on astunud suuri samme tohutute mehitamata süsteemide hankimisel ja kasutuselevõtul, olles õppinud Ukraina sõjast, kui tõhusad need võivad olla. Ministeerium alustas ka oma replikaatori algatust 2023 aastal, mille eesmärk on arendada uusi mehitamata süsteemide võimekusi, et aidata Ameerikal ja tema liitlastel selles valdkonnas vaenlastest sammu võrra ees olla. Sest Hellscape ei seisne ainult tohututes droonide kogustes, vaid ka selles, et need suudaksid omavahel koostööd teha. Seetõttu on ka USA merevägi töötanud selliste programmide kallal nagu Project Overmatch, mis keskendub erinevate droonide ja üksuste infovoogude ühendamisele ühtseks pildiks, muutes Hellscape'i iseseisvate mehitamata süsteemide kogumist üheks ühtseks jõuks, mis jagab samu eesmärke ja infot. Teoorias, kui USA peaks saama usaldusväärset teavet Taiwani vastu suunatud sissetungi kohta päevadel ja nädalatel enne seda, see võiks kiiresti ümber paigutada oma mehitamata vahendid, nagu MQ-9 Reaperi droonid Filipiinidelt ja mehitamata pinnalaevad, USV-d erinevatest Vaikse ookeani piirkondadest Taiwani suunas. Kuna need on suhteliselt väikesed ja kerged, on selliseid vahendeid sageli palju lihtsam liigutada kui suuremaid sõjaväesõidukeid ja varustust. Kui need on kohale jõudnud, võiks tuhandeid mehitamata süsteeme sõja esimestel päevadel ja nädalatel piirkonnas välja lasta allveelaevadelt, pinnalaevadelt ja lennukitelt. Nende eesmärk ei oleks vastasjõudu täielikult hävitada. Nende eesmärk oleks lihtsalt vastast aeglustada ja muuta igasugune edasiliikumine võimalikult raskeks, et liitlased saaksid mobiliseeruda ja teised suuremad jõuaksid piirkonda. Just seda Taiwan vajabki, kuid ta ei looda ainult Ameerika peale oma huvide kaitsmisel. Taiwan astub samme, et suuta ise luua oma enda Hellscape'i. Terveid droonide, UAV-de ja mehitamata ründepaatide laevastikke ehitatakse praegu üle kogu territooriumi sõjaväebaasides. Idee on lihtne. Kui Hiina peaks alustama sissetungi, võimaldab Taiwani droonide armee Taiwanil olla alati 1 sammu võrra ees. Õhku ja merre tõustes suudavad need mehitamata sõidukid juba varakult tuvastada kõik vaenlase liikumise märgid. Sealt edasi, Taiwan saab korraldada kiire reageerimise, ujutades Taiwani väina üle tohutute drooniparvedega, lisaks rakettide ja suurtükitulega, et sissetungijad täielikult üle koormata. Tuld taevast alla sadades ja samal ajal veest rünnates muudab see dessandi palju surmavamaks, kui Hiina oleks kunagi osanud ette kujutada. Sarnaselt oma USA kolleegidele said Taiwani taktikud inspiratsiooni Ukraina relvajõudude märkimisväärsetest saavutustest. Kuni see sõda algas, Taipei ei olnud võib-olla päriselt mõistnud, kui väärtuslikud võivad droonid olla. Kindralleitnant Wang Wenqi, Taiwani kaitseministeeriumi strateegilise planeerimise peadirektor, ütles hiljuti seadusandjatele. Meie drooni ja vastudroonide tegevus algas suhteliselt hilja ning alguses proovisime asju jooksvalt. Nüüdseks on Taiwan aga täielikult mõistnud, et droonisõda võib olla see otsustav tegur, mida neil on vaja, et pidada vastu sõjas Hiinaga. Soovides saada järgmiseks suureks droonisuperriigiks, nagu Ukraina enne seda, teatas Taiwani majandusministeerium MOEA 2026. aasta mais, et kavatseb 2030. aastaks toota 100 000 drooni kuus. Pool neist eksporditakse riigi majanduse tugevdamiseks ja ülejäänud pool jääb Taiwanile riigikaitseks ja julgeolekuks. MOEA tööstusarengu ameti peadirektori Xiao Su Shui sõnul.
Taiwan suudab praegu toota maksimaalselt umbes 15 000 ühikut, millest umbes 20% eksporditakse, kuid tootmismahu suurendamine ei nõuaks palju pingutust. Ta märkis ka, et kuigi Hiina suudab tänu oma suuremahulisele tootmistaristule hõlpsasti toota odavaid tarbijaklassi droone suurtes kogustes, suudab Taiwan siiski sõjaväeklassi mehitamata õhusõidukite osas üsna tugevalt konkureerida, näiteks selliste omadustega nagu segamisvastased funktsioonid ja autonoomsed lennusüsteemid. 2026. aasta juunis viis Taiwan oma pühendumuse droonisõjale veelgi kaugemale. Riigi täitevõim esitas muljetavaldava $6,6 miljardi suuruse eelarve enam kui 200 000 kodumaise mehitamata süsteemi hankimiseks, mis on mõeldud saare kaitsmiseks sissetungijate eest. Täpsemalt hõlmaks ettepanek 101-suunalise ründedrooni soetamist, lisaks veel 6 luuredrooni ja 20 mehitamata pinnalaeva partiid, nagu on üksikasjalikult kirjeldanud Taiwani kaitseministeerium. Riigi julgeolekunõukogu peasekretär Joseph Wu ütles, et need droonid moodustavad saarele mehitamata kaitsekilbi. Riigikaitseminister Wellington Koo lisas, et need süsteemid parandavad oluliselt mereolukorra teadlikkust ja sihtimisvõimet. See kõik kujutab endast üsna suurt muutust Taiwani sõjalises strateegias. Taiwan on alati teadnud, et Hiina sissetungi oht on reaalne, kusjuures Xi Jinping on korduvalt öelnud, et Hiina ja Taiwani taasühinemine on tema sõnul peatamatu. Ometi keskendus Taipei taktika aastaid peamiselt üsna tavapärastele meetoditele, et tõrjuda mandrilt tulevat ootamatut rünnakut. Riik investeeris suurel määral suurtesse sõjalistesse platvormidesse, nagu hävituslennukid ja rasked tankid. Sellist tüüpi varustusse, mida on vaja tavapäraseks lahinguks. Sisuliselt valmistuti Hiinale vastu astuma otse vees ja rannikualadel, osaledes sümmeetrilises lahingus ja toetudes geograafilistele kaasa sündinud eelistele, et anda oma vägedele see oluline ülekaal, mida neil oli vaja vaenlasega sammu pidamiseks. Aja jooksul on Taiwan mõistnud, et palju targem lähenemine on hoopis asümmeetrilise sõjapidamise omaks võtmine. Sest kui sõda Hiinaga tuleb, ei saa see olema õiglane võitlus. Hiina rahvavabastusarmee, PLA, on palju suurem, tugevam ja paremini rahastatud, rohkemate lennukite, laevade, maismaasõidukite ja palju rohkemate sõduritega, lisaks tohutud rakettide ja muu kaugmaamoona-varud. Tõepoolest, on selge põhjus, miks Hiina on ülemaailmses sõjalise jõu edetabelis 3. kohal, samal ajal kui Taiwan on alles 22. kohal. See on sarnane erinevus nagu Venemaa puhul, kes on edetabelis 2. kohal, ja Ukraina, kes on 20. kohal. Ja täpselt nagu Ukraina sai kiiresti aru, et ta ei suuda Venemaa tavalises sõjalises konfliktis võita, on ka Taiwan pidanud leppima sellega, et ta ei suuda nii võimsa jõuga võrdselt võidelda. Aga see ei tähenda, et ta ei suudaks sellega konkureerida. See on lihtsalt õige taktika ja varustuse valimise küsimus, mistõttu on Taipei olnud nii innukas loobuma tavapärasest tulejõust ning liikuma mobiilsete, hajutatud ja mehitamata süsteemide poole, mis aitavad tal end tõhusamalt kaitsta. Sealhulgas laevatõrjeraketid, mobiilsed õhutõrjesüsteemid ja meremiinid. Ja siin tulebki mängu droonipõrgu. Mehitamata süsteemid võivad omada suurimat väärtust ja potentsiaali kallutada konflikt Taiwani kasuks, kui aeg lõpuks kätte jõuab, võimaldades Taiwanil jäljendada Ukraina Taaveti ja Koljati lähenemist omaenda sõjas Venemaaga. Siiski seisab Taipeil ees mitu väljakutset. Aga enne kui sellesse süveneme, kiire märkus. Sõjasaade toob teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, et olla kursis viimaste arengutega. Taiwan teeb õigeid samme. Alates 2022 aastast on Taiwan oma mere- ja õhuvõimekuse parandamise plaani kaudu teinud suuri investeeringuid relvadesse ja sõjatehnikasse, mida tal on vaja Hiina sissetungi tõrjumiseks. On selgelt näha, et Taiwan võtab ka droonisõda tõsiselt. Koos Austraalia erru läinud kindralmajori Mick Ryaniga, kes on põhjalikult uurinud Ukraina ja Taiwani sõjalisi strateegiaid. Märgib, et Taipei on selgelt mõistnud, et droonid on olulised kõigis valdkondades ja kõigis faasides. Mitmed Ameerika kaitsetööstusettevõtted, nagu General Atomics ja Kratos, on müünud droone Taipeile ning peavad isegi läbirääkimisi ühise tootmise alustamiseks, et tugevdada saare kohalikke kaitsevõimeid. Altius ründedroone, mille on samuti loonud USA ettevõtte Anduril, on nähtud kasutusel Taiwani õppustel ning MQ-9C Guardian droonid saabusid piirkonda samuti juunis. Kuid droonide hankimine on vaid esimene osa puslest. Enne sõja puhkemist tuleb Taiwanil ületada veel 2 väljakutset, kui ta soovib oma kasvavast mehitamata armeest maksimaalselt kasu saada. Esimene neist väljakutsetest on see, et Taiwani sõdurid õpiksid droonidega tõhusalt töötama. Selle kallal töötavad praegu paljud sõjaväed üle kogu maailma. Nad on näinud, kui võimsad ja mõjukad võivad droonid lahinguväljal olla.
Venemaa-Ukraina sõjas toimunu tõttu ning nad ei taha maha jääda. paljud pöörduvad isegi otse Ukraina kaitsetööstusettevõtete ja taktikaliste planeerijate poole, et saada nõu ja teadmisi selle kohta, kuidas mehitamata sõidukeid oma tegevusse kõige paremini integreerida. Ja milliseid väljaõppeprogramme kehtestada, et nende sõdurid jõuaksid nende uute tehnoloogiatega kiiresti järjele. Ukraina pidi selle kõik raskel moel selgeks õppima, surve all ja käimasolevas konfliktis. Nende relvajõududel polnud valikut, polnud puhkust ega hingetõmbeaega. Nad pidid lihtsalt välja mõtlema, kuidas droonid töötavad ja kuidas neid kasutada vaenlase tegevuse häirimiseks jooksvalt, samal ajal, kui nad pidid toime tulema igapäevaste pommitamistega. Taiwanil seda pole. Ühest küljest on see positiivne. See tähendab, et Taiwani vägedel on endiselt teatud vabadus ja aega, et end harida ja oma taset tõsta. Teisest küljest võib see kaasa tuua ka teatud enesega rahulolu. Nagu Xu Xiaowang, Taipeis asuva riikliku kaitse- ja julgeolekuuuringute instituudi teadur selgitab. See on väga keeruline, sest nad pole sõjakatsumusi läbi elanud. Armee eesliini sõjalised operatsioonid peavad täielikult muutuma võrreldes varasemaga. Venemaa-Ukraina sõjas, kui sa tulistad ühe lasu, siis teist võimalust enam ei pruugi olla, kui sa lihtsalt seisad seal rivis ja ei liigu edasi. Õnneks paistavad Taiwani taktikud olevat innukad tagama, et enesega rahulolu ei tekiks. Tõepoolest, riigi Hanguangi iga-aastaste sõjaväeõppuste ajal, mis toimusid augusti alguses, nähti sõdureid sageli töötamas erinevat tüüpi mehitamata süsteemidega. Riigi sõjavägi kutsus ajakirjanikke jälgima seda 10-päevast sõjaväeõppuste programmi. Kindralmajor Liu Wen Yuani sõnul koolitatakse riigi relvajõude mitte ainult droonide rakendamiseks, vaid ka nende vastu võitlemiseks. Hiljutisel õppusel pidid üksused kaitsma Taiwani idaranniku lähedal asuvaid saari, kasutades droone vaenlase jõudude jälitamiseks. Ja Hanguangi ajal viibis riigi president Lai Ching-chingde kohal, et jälgida veel üht õppust, kus väed katsetasid 2 tüüpi prototüüpilisi ründedroone. Lisaks kõigele sellele on Taiwan loonud ka omaenda lahingukäsukeskuse, mille eesmärk on integreerida droonid, suurtükivägi ja mobiilsed raketid ulatuslikuks rannikukaitseks, et kaitsta saart Hiina ohu eest. Need on kõik sammud õiges suunas, kuid enne kui Taiwani saab pidada tõeliseks droonisõjameistriks Ukraina kõrval, on veel pikk tee minna. Stacy Pettyjohn, vanem teadur Uue Ameerika julgeolekukeskuses ja hiljutise Taiwani droonisõja strateegia uuringu autor, on kutsunud riigi taktikuid üles mitte keskenduma liigselt tehnoloogiale. Sama vajalike organisatsiooniliste ja doktriiniliste muudatuste arvelt, mis on vajalikud Hellscape'i kontseptsiooni rakendamiseks. Teisisõnu, Taiwan peab leidma õige tasakaalu uutesse tehnoloogiatesse investeerimise ja suurte droonikoguste hankimise vahel, kohandades samal ajal oma sõjalisi tavasid, et neid võimalikult tõhusalt ja targalt kasutada. Ainult siis on Taiwan olukorras, kus ta suudab saavutada oma eesmärgid, muuta Hiina dessant võimalikult kulukaks ja sundida Pekingit iga sentimeetri pärast üle Taiwani väina vaeva nägema. Nüüd on teine suur väljakutse, millega Taiwan peab lähikuudel tegelema. Tagada piisavad droonivarud ning võimekus toota sissetungi alguseks neid veel palju juurde. Miks? Sest kui Hiina tõesti tungib sisse, siis suure tõenäosusega keskendub Pekingi strateegia sellele, et isoleerida Taiwan võimalikult kiiresti. Hiina rahvavabastusarmee soovib saare blokaadi alla panna, sulgedes ligipääsu nii, et ükski väline abi ei pääseks sisse. See tähendab, et Taiwan ei pruugi saada loota Ameerika ja teiste liitlaste peale, kes saadaksid oma droone või muud sõjalist varustust, et aidata saarel end kaitsta. Tegelikult võib Taiwan sattuda olukorda, kus ta tuleb loota ainult iseendale. Ja kui see juhtub, vajab Taiwan tohutul hulgal droone, mis on kohe valmis õhku tõusma ja vette minema. Samuti droonide tootmisrajatisi, mis on valmis ja ootavad, et järgmiste päevade ja nädalate jooksul 1000 uusi droone tootmisliinidelt välja lasta. Õnneks, nagu varem mainitud, on Taiwani juhtkond juba nimetanud need 2 küsimust oma peamisteks prioriteetideks. Tõepoolest, mõlemad pooled riigi poliitilisel maastikul on täiesti ühel meelel selles, et droone tuleb võimalikult kiiresti rohkem toota. Tõsi, poliitilised pinged viisid hiljuti rekordilise 60-päevase eelarve ummikseisuni, kuid valitsus vastas sellele, surudes läbi $6,6 miljardi suuruse uueaastase erieelarve, mis on mõeldud just kodumaise droonihanke tagamiseks. Oluline on see, et droonid saaksid valmis ja see juba toimubki. Taiwani tootjad nagu Thunder Tiger liiguvad juba täiskiirusel edasi uute mudelite projekteerimise ja arendamisega, et aidata riigil saavutada oma sõjalisi eesmärke. USA ettevõtted nagu Shield AI mängivad samuti aktiivset rolli nende abistamisel. Taiwan müüb igal aastal üha rohkem droone, püüdes saada selle valdkonna oluliseks tegijaks ja tuua saareriigi kaitsesektorisse väga vajalikke rahalisi vahendeid. Näiteks ainuüksi 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul ekspordis Taiwan muljet avaldava $115 miljoni väärtuses droone.
see on rohkem kui kogu 2025 aasta jooksul. Paljud neist droonidest on müüdud Tšehhi Vabariiki, kuid osa on jõudnud ka sellistesse riikidesse nagu Poola ja isegi Ukraina. Taiwan suurendab samuti oma droonide komponentide, näiteks mootorite ja optilise varustuse eksporti, positsioneerides end usaldusväärsema ja kindlama alternatiivina Hiinale. Demokraatlikele riikidele, kes soovivad investeerida droonitehnoloogiasse, ilma et nende raha läheks otse Pekingist. Nagu Michael Robbins, rahvusvahelise mehitamata sõidukite süsteemide assotsiatsiooni president selgitab, asub Taiwan ühe meie aja tähtsaima tööstusliku ja strateegilise konkurentsi keskmes. See on üks väheseid kohti, kus on võimalik usaldusväärseid droonikomponente suures mahus toota. Teisisõnu, kõik on juba olemas, et Taiwanist saaks droonide arendamise, tootmise ja sõjapidamise liider. Taiwan peab lihtsalt jätkama juba valitud teed, kiirendades ja täiustades olemasolevaid ideid ja algatusi, et olla valmis kõigeks, mis ees ootab. See võib olla oma vastasest palju väiksem, kuid Taiwanil on palju eeliseid. Tal on tugev infrastruktuur, uskumatult arenenud tehnoloogiasektor, võimsad liitlased üle kogu maailma ja isegi geograafia on tema kasuks. Tõsiasi, et tegemist on saarega, muudab selle vallutamise palju raskemaks kui näiteks Ukraina puhul. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks Hiina pole veel rünnanud. Peking on pidanud kulutama aega ja tohutuid summasid maailma suurima mereväe ülesehitamiseks ning erinevate raketiprogrammide arendamiseks, et luua jõud, mis oleks tegelikult võimeline läbi viima ühe kaasaegse sõjaajaloo raskemaid amfiibrünnakuid. Õnneks ei paista nad siiski veel olevat valmis sissetungiks. Ja see tähendab, et Taiwanil on endiselt aega suurendada oma droonide tootmist, koolitada mehitamata süsteemide operaatorid ning panna paika Hellscape'i elemendid. Kui see kõik õnnestub, on igati võimalik, et Taipei suudab järgida Kiievi eeskuju ja saavutada ajastuid meelde jääva Taaveti ja Koljati mõõtu võidu. Ja Taiwani kasvav oskus droonisõjas pole ainus asi, mille pärast Xi Jinping peab muretsema. Hiina peab arvestama ka kogu Ameerika sõjamasina raevuga, mis muutub iga päevaga tugevamaks, millest saad rohkem teada selles videos. Teise võimalusena, kui soovid rohkem sõjauudiseid Kaug-Idast, vaata seda videot, mis suurib, kuidas Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un võib olla saanud enneolematu mõjuvõimu oma Hiina kolleegi üle. Ja lõpuks, ära unusta tellida sõjasaadet, et saada rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikku analüüsi viimaste suurte sõjaliste sündmuste kohta üle kogu maailma.